Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Täna on meil taas kord siis saates külaliseks Kristina Samra, kes on kunagi meil korra juba laivis käinud ka. Tere, Kristina! Tere, suur rõõm on siin taas olla. Ja nii tore sind täna meie laivis jälle näha ja nagu ma eelmine kord juba ütlesin, sind on nii mõnus kuulata. Aitäh. Mul on ka hea meel siin olla ja mulle tegelikult meeldib rääkida eriti nendest asjadest, mis mulle korda lähevad ja südant puudutavad, nii et mul on hea meelega täna siin selle pooltunnikese koos sinuga ja kõikide kuulajatega. Ja just, ja tegelikult see pakkumine laivi tulla tuli sulle ju üpriski ootamatult, et kas esmaspäeval või teisipäeval tegin üleskutse, et kas keegi oleks valmis ja sa olid kohe nõus tulema, et mul on tõesti hea meel selle üle, et igaüks seda ei julge. Ja just ja ma natukene mõtisklesin sel teemal ka kohe omaette ja panin ka tegelikult selle kogemusloona justkui kirja ja jagasin ka sotsiaalmeedias, et see oli nii tore üleskutse, et eksprompt ja mind kuidagi hästi kõnetavad neid sellepärast, et ma olen tegelikult valmis selleks ja minu südameasjaks on see, et igaüks tegelikult oleks valmis selleks, seepärast kui sul on ikkagi 3 päeva nagu eetrisse minekuni või lavale minekuni või mingisse, ma ei tea, kuhugi esinema, ettekannet tegema minekuni aega, siis see on nagu tegelikult maa ja ilm. Ehk siis, kui mulle keegi ütleks, et tule nüüd 5 minuti pärast laivi, siis see on täielik eksprompt, aga ka selleks tegelikult saab ju valmis olla, kui sa armastad seda, mida sa teed ja sa tegelikult tead seda, mida sa teed, mis on sulle oluline, mis on sinu kogemused on, mida sa enda esinemistesse ja olemistesse sisse pikid niikuinii, nii et see ei erine tegelikult absoluutselt sellest, kui sõber ütleb sulle, kuule, saame 3 päeva pärast kokku ja räägime, mis teoksil või kuule, teeme ühe kõne 5 minuti pärast, et jaga minuga, mis sulle südamel on. Ja just, et vahest on tõesti, et kui ma olen laivi kutsunud kedagi ja siis satutakse nii pabinasse, siis tahetakse, et palun saada kõik küsimused ette ja et muidu ma ei tea, mis sa küsid, et äkki tuleb midagi ootamatut ja et ma tegelikult ju kunagi ei küsigi midagi sellist, mis oleks täiesti sinu alast väljas ja ma küsingi ju seda, milles sina hea oled, et selles mõttes ei tasugi üldse karta sellist, et see ongi võib-olla enda jaoks natukene selline mõnus proovilepanek, et kui tuleb ootamatult mingi raskem küsimus, et kuidas siis sellega toime tuled, et see on võib-olla ka väga hea üks asi, mida saab õppida äkki. Ja absoluutselt ja seda muud moodi ju ei õpi, kui ainult nii, et sa tuled proovid, et ma olen täiesti 100% veendunud, et kõik need laval käimised, esinemised, ettekanded, kõik asjad on puhas enesearengu osa, mitte see, et tahaksin midagi näitama kuhugi minna, vaid lihtsalt see on järjest lähemale ja sügavamale iseendale ja enda tõele ja siis sellest ei saa muud moodi, kui sa tahad sellest ka rääkida või seda jagada, sest see on inspireeriv. Ja just ja Ja hea keegi ei taha eneseväljendus. ja keegi ei taha, et sul läheks halvasti, nii et selles mõttes sa ei küsi ju ka kunagi selliseid küsimusi, et meelega kuhugi nurka suruda ja et keegi siis väga ebamugavalt ennast tunneks, et tegelikult inimesed ei taha, et sul läheks halvasti, nii et mis iganes Ja olukorras just. eeter antakse, siis tegelikult kõik toetavad pigem ju. Ja ma olen igati nõus ja üldse see hea eneseväljendusoskus, see tegelikult ei ole ju vajalik ainult ettevõtjatele või koolitajatele, et seda head eneseväljendusоскust läheb meil ju tegelikult kõigil vaja, et kasvõi näiteks sa oled tööotsija, sa pead tööintervjuule minema, sa pead just samamoodi iseennast müüma, sa pead oskama ennast hästi väljendada selleks, et see tekitaks siis tööandjas ka usaldust, et sind tööle võtta. Ja sina ju teedki neid koolitusi ja mentorlusi nii-öelda oma igapäevatööna, et sa ju õpetadki inimestele, kuidas ennast paremini väljendada. Kes on sinu peamine klient üldse täna, kes sinu juurde tuleb? Ja minu juurde on tulnud ikkagi väga laiast ampluaast inimesi, on selliseid, kes tegelikult on juba ise justkui sellel teel, nad ikkagi arendavad ennast, otsivad neid võimalusi, kuidas siis sellest piduri kohast edasi saada, et ikkagi kuidagi suuremalt see ette võtta ja sealt murengu kohast läbi minna koos, ja on selliseid siis, kes tahavad sotsiaalmeedias lihtsalt natuke rohkem nähtavad olla, tahavad oma sõnakasutuses paremaks saada, tahavad sellest värinast lahti saada ja kuni selleni välja, et tegelikult ka oma tippala professionaalid, kes on väga-väga head üks-ühele töös, eksperdid ka laias maailmas, aga siis ei ole nii-öelda lavale jõudnud oma selle tarkuse ja teadmisega ja seal juures saan ma ka abiks olla ja just mentordasin ühte arsti, kes läks konverentsile ettekannet tegema
ja sai võib-olla, et ikkagi oluliselt selgemaks selle, kuidas siis seda paketeerida või kuidas ennast seal hästi tunda, millest alustada, millega lõpetada, kõik see, eks, et selline heas turvalises keskkonnas olulise pagasi kaasandmine, et avastasin enda jaoks ka väga huvitava uue nüansi, et kuna mul on väga pikaaegne kommunikatsioonivaldkonna taust, siis tegelikult ma olen äärmiselt hea oluliste asjade välja nokkimises ja siis nii-öelda ebaoluliste siis eemaldamises seal, ehk siis ekspertidel on ju tohutult palju teadmisi ja kogemusi ja mingisuguseid lugusid ja kliendi case'e ja kõik, et aga sa ei mahuta lihtsalt 45 minuti sisse seda kõike ära. Ehk siis, mis on see fookus praegu, mida sa just praegu tahaksid edasi anda, mis sa just selle teemaga edasi tahaksid anda, ehk siis selline olulise info välja nokkimine, selle siis ilusasse kastmesse panemine, et selles ma saan ka väga, väga tugevalt tegelikult toeks olla ja ma ka nautisin seda protsessi, see oli tõesti huvitav. Väga põnev. Aga kas see esinemishirm ja see nii-öelda just see hirm ennast väljendada, võib-olla see, et sa oled avalikult kellegi ees rääkida ja võib-olla ongi, et võib-olla sõnadesse, kui sa paned kirja, siis sul on natuke kauem aega mõelda, aga kui sa pead nagu suuliselt väljendama, siis see tundub paljudele keerulisem. Kas sellest esinemishirmust on üldse võimalik täiesti lahti ka saada? Saadan siin kohal tervitused Kerlile, keda ma tean, et ta iga kord ikka veel pabistab esinemisnärvi all, kui ta peab kuskil laivi minema, aga et kas sellest saab kuidagi jagu ka? Ja tead, mina isegi ei soovitaks sellega nagu võidelda või sellest nagu jagu saada või kuidagi, see on isegi hea, sellepärast et see näitab, et see on teistsugune olukord, et sa kuidagi võtad jõuvarud kokku, sa fokusseerid ennast, mõnes mõttes sulle läheb korda see ikkagi, et sind tõesti puudutab see, kas ma saan ikkagi edasi antud olulised sõnumid, kas nad saavad kätte selle, mida ma tahan neile anda. Ehk siis see on just selline toetav jõud tegelikult. Ühtepidi see näitab, et sa hoolid, teistpidi tegelikult olen mina ka kogenud, et see annab sellise tohutu energia boost'i, mis sa siis saad enda kasuks tegelikult kaasa võtta. Ja kui nüüd see sinu sõnum ja see fookus ja see armastus või see tunne selle asja vastu, mida tegelikult tahad edasi anda, on suur, siis see esinemisnärv jääb siia kõrvale natuke väiksemaks. Ehk siis sa lähed ikkagi sellest hoolimata, sa ei pööra tähelepanu sellele välisele, vaid ainult sellele, mis su seest tuleb ja mida sa tahad edasi anda. Et mul on loomulikult, mida rohkem sa seda teed, siis seda väiksemaks see läheb või samal ajal jälle, kui ongi täiesti uudne olukord, täiesti teine koht, pole enne kogenud, siis ta loomulikult tõuseb, see on hästi loomulik, eks, et kui meil on midagi uut, siis see muutub kohe natukene nagu tugevamaks, aga sellised väiksemad esinemised, laivi tulemised, mul on selline äge selline ootusärevus, et ma ei saaks öelda, et mul on esinemisnärv, aga võib-olla tasuks ümber sõnastada enda jaoks, et mul on selline esinemiselevus, et see muutub kuidagi palju toetavamaks sel juhul, et ärevus ja elevus tegelikult öeldakse üks ja sama emotsioon või tunne kehas. Iseasi see, kas sa ootad, et sul läheb hästi või sa ootad, et sul läheb halvasti, see on see tulemusele, millisele tulemusele sa fokusseerid. Ja tegelikult ei ole üldse oluline tulemusele fokusseerida, vaid sellele, mis sa tegelikult ütlema lähed ja tahad jagada ja mis sul sügavalt seest tuleb. Ja siis kõik muu päriselt kaob ära, et kaob ära see, et issand, mis nad must mõtlevad või mis ma selga panin ja kas mul ikka läheb see nagu hästi või kas mul mõne öö või tuleb vahele, et mina olen seda kogenud, et see sügav ühendus iseendaga, see, et sa tead, miks sa seda teed, see, et see tunne on sul kaasas, mida sa tahad edasi anda ja kõik muud asjad kahanevad seal kõrval. Neile ei jätku lihtsalt seda ruumi, sellepärast et sa lähed täie oma selle ägeda energiaga ja sõnumiga välja kas siis sotsiaalmeediasse, koosolekule, lavale, kuhu iganes sul vaja minna tööintervjuule, eks. Ja kommentaarides ka praegu kirjutatakse, et kui hea mõte ümber sõnastada see, et esinemishirm hoopis esinemiselevuseks ja tõesti on nagu väga hea mõte seal taga, et üks on nagu positiivse välja negatiivsega, et mõtlegi enda jaoks see positiivseks, et see on see elevus. Jah. Pluss veel see, et kui sa hakkad nagu kasutama jõudu selle alla surumiseks, et oi, ma ei tohi olla närvis ja ma ei tohi olla ja ma ei saa olla ja see segab mind, siis võtad selle fookuse sellelt ära, mis sa tegelikult sinna tegema lähed, on ju. Sa ei lähe oma esinemisnärviga võitlema, sa lähed midagi väga olulist edasi andma ja see on jah, tohutu jõud, mille saab tegelikult endaga kaasa võtta. Et mida iganes sa alla surud, see ei lõpe hästi. Ükskõik mis valdkonnas või ükskõik surud mingit asja kuhugi pudeli põhja, eks, et niikuinii tuleb, hüppab sealt mingi hetk välja ja sellest ei ole mingit kasu. Et pigem on see tore, et see sinuga kaasa tuleb ja mis hästi aitab, mind on väga aidanud,
räägi välja, mida sa kardad enne esinemist. Lähed kasvõi, ma ei tea, peegli ette vetsus ja ütled iseendale silma vaadates või mis iganes olukord sul on, tahad mingi kõne teha või peadki Zoomi minema või kuhu iganes, et mida ma kardan siis. Ma kardan, et läheb sassi või ma kardan, et mul ei tule kõik mõtted meelde või ma ei tea, äkki neid ei huvita või ühesõnaga ausalt lihtsalt. Ja siis need asjad tulevad välja, sa ei pea nendega nagu seal võitlema ja sa saad keskenduda sellele, mida sa tegelikult tegema lähed. Ehk siis ma nägin mega ägedat Reelsi üks päev ja ma olen seda ise ka kogenud tegelikult, et seal üks mees küsis inimeste käest, et tõstke käsi, kes kardab olla spotlightis ehk siis selles nii-öelda valgusvihus või tähelepanus, ükskõik kus siis, eks. Noh, enamus tõstab käed, onju. Ja ta tõi nii ägedalt selle mõtte sisse, et aga sina oledki tegelikult spotlight. Sa oled kogu aeg see valgus või see mingisugune asi, mis tegelikult peab näitama olulistele asjadele seda valgust. Ehk siis mingile olulisele teemale või mingile asjale, mis läheb sulle korda või mingile inimesele või kuhugi, sina oled see spotlight, mitte sulle ei näidata seda spotlighti. Selles mõttes, et keegi ei pane sind kuhugi mingisse olukorda, et sina oled see valgus, mis saab tuua tähelepanu mingile olulisele teemale, mõttele, kogemusele, mingile lahedale sõnumile, mis siis omakorda saab siis levida. Et see mind väga puudutas ja see oli väga kihvtilt esitatud selgitus sellele asjale. Ja Spotlightiga haakub veel üks teema. Tegelikult inimesed arvavad, et kui sa nüüd oled siis eetris või oled laval või kus iganes koosolekul võtad sõna, et siis kõik inimesed tegelevad sellega, et analüüsida, milline sa välja näed, mis sul seljas on. Kas sa nüüd kasutasid täpselt seda sõna? Kas sa kokutasid, kus sa hingasid, millised su juuksed on, mis su kehakeel täpselt, ühesõnaga, et neil ei ole aega tegeleda sellega, sina tegeled ise sellega, kui sa sinna liiga palju fookust paned. Tegelikult inimesed kuulavad sind, tahavad tegelikult aru saada, mis sul neile öelda on ja see on see kõige olulisem koht. Sina lähed seda ütlema ja nemad võtavad seda vastu, kõik muu räägib lihtsalt seal ümber ka mingit lugu, aga sina ise nii palju tähelepanu, kui sa endale paned ja siis enda mingisuguseid salvestusi või järgi vaatad ja mõtled, issand jumal, nüüd on mul siin see ja seal too, siis noh, mitte keegi teine peale sinu ei tee seda. Ja mulle meeldib, kuidas meil ühel mentorkoolitusel üks mentor ütles, et me inimesed oleme ülimad egoistid, et me alati arvame seda, et kõik mõtlevad selle peale, kuidas meil just asjad on, kuidas meil mingid asjad välja näevad, kas meil ikka juuksed piisavad sirgesti või on äkki kuskil mingi korts sees. Tegelikult kedagi absoluutselt see ei huvita. Me lihtsalt oleme egoistid. Jah, täpselt nii on. Ja tänane küsimus tegelikult oli, et räägi. Ja, et ma tahtsin omalt poolt veel öelda, et selle esinemisjulgusele aitab natukene kaasa ka see, kui sa tagantjärgi analüüsid näiteks oma seda esinemist, et kui sul on võimalik seda järgi vaadata, see tundub võib-olla esialgu ebamugav, et issand, ma vaatan ennast rääkimas, aga tegelikult sulle jõudab väga palju asju kohale või seda äratundmist, et ahaa, et tegelikult need kohad, mis mulle endale tundusid, et läksid nüüd jube kehvasti või et seal oli liiga pikk mõttepaus näiteks, siis tegelikult see videost kuskilt läbi ei kuma ja sa saad aru, et tegelikult vaatajale need asjad ei olnud üldse nii hullud, kui sulle endale paistsid, ehk et sa mõtled enda jaoks hullemaks, kui tegelikult asi on. Et see on päris palju nõus. Ja pluss veel see, et siis sa vahel kuulad nagu, et issand, sellist juttu rääkis, vau, nagu ma ei mäletagi, kui äge, nii lahe naine. Ja just. Ja kõik need pausid, eks, et tegelikult lõpuks ongi nii loogilised, nii head, need ongi hingetõmbepausid iseendale, sellele, et su publik saab tegelikult ja need inimesed, kes sind kuulavad, nad saavad korraks lihtsalt läbi lasta selle, ta ütles seda, mida ma siis kogen või tunnen selle juures. See on nii loomulik, kui sa julged hingata ja neid pause võtta ja kuidagi selles nagu hästi ennast tunda, siis see on kõige mõnusam viis üldse midagi edasi anda ja vastu võtta, sellepärast et on ruumi. Ja sul on võimalus kuidagi ka ühendada vahepeal oma mõtteid ja keha, kui hakkab kuskile rappa minema, et siis sa ei pea seda täitma kuidagi seda eetrit. Ehk siis see tunne, see enesekindluse tunne kasvabki sellega, et sa tunned iseennast nagu hästi ja see teemat või see läheb sulle tohutult korda ja see paelub sind, sa tahad sel teemal rääkida. Ja, aga paljudel tekib ikka tihtipeale see küsimus, et aga miks ma peaks üldse tahtma lavale minna või nagu jagada oma mingeid mõtteid kellelegi niimoodi suurelt. Et mis sina arvad, miks see võiks kasulik olla või mis väärtust sina selles näed, miks inimene peaks seda tegema?
Ja tänase laivi teema oli ju ka, et kuidas lavale astudes enda elu muuta, et ma mõned sellised väikesed elumuutused mõne aja pärast ka tegelikult hea meelega siia toon, aga mina küsin jälle vastu, et aga miks sa ei peaks või mis seda vastupanu tegelikult tekitab sinna lavale mineku osas ja mis see lava siis on? Et lava on iga hetk, kui sa tegelikult astud oma toast välja ja kellegagi kohtud, tänav on ka lava tegelikult. Kohvik on lava, töökoht, koosolekuruum, kool, et kõik on lava tegelikult, eks. Ja tegelikult see suur lava, mida me siis peame laval silmas, ei erine tegelikult sellest. Ja sa lähed sinna ka iseendana ja väljendad seal ennast palju vabamalt, kui sa väljendad ka ennast igapäevaelus vabalt. Ehk siis need kõik on üks selline kombo. Ja aga miks see siis jah, et mis see vastupanu on, et miks sa siis ei taha sinna minna, et kas see, et sa kardad nähtud olla või see, et sa siis tunned ennast kuidagi ebapiisavalt või sa tahad iseenda eest peitu pugeda või on sul mingi ebamugav kogemus ja nüüd sa justkui kardad, et see taas loob ennast, et see nähtavuse teema, ma ise ütlen, on pigem igapäeva kontekstis isegi olulisem kui see, et sa siis astud sellele kõige suuremale, maailma suurimale lavale. Aga miks mitte? Sellepärast, et kui su sõnum sind kannab, siis ta viib sind ka järjest rohkem, järjest suurematesse kohtadesse, publikusse, sellepärast, et sul on võimalus lihtsalt seda oma südame asja nii paljude rohkemate inimestega jagada, kui see, et sa siis kohvikulaua taga kahe sõbrannaga räägid või üldse kellegiga ei räägi või oma päevikusse ainult kirjutad sellest, et see on nagu nii võimas viis lihtsalt mitte käia iseennast näitamas, vaid sedasama spotlighti näidata nendele teemadele ja asjadele ja olukordadele ja mõtetele ja kogemustele, mis saaksid siis kuidagi edasi lennata ja kanda ja toetada ja inimestele inspiratsiooniks olla. Et jah, et kui sa tunned ennast hästi, siis sa suudad igas olukorras tegelikult ennast väljendada, isegi kui see on lava. Ja kui sa ei taha lavale või sa ei julge lavale, et siis on küsimus, et kas sa siis pole nähtav ka igapäevaelus ja iseendale, et see on selline väike mõttekoht siin. Et see lavale minek on selline vaba eneseväljenduse lihtsalt kaasprodukt või kõrvalnähtus, et see ei ole eesmärk omaette, aga lihtsalt need kogemused ja lood, mis sind kannavad, viivad sind lihtsalt ka või ühel võimalusel lavale. Ja su tunne ja soov on lihtsalt nii tugev. See on see, mis sinna lavale viib. Ja osade puhul ma olengi täheldanud, et see veidi on ka see eneseväärtustamine, see roll seal juures, et tekib tunne, et kes olen mina, et miks mina peaks minema, kes ma olen, et ma olen, ma ei tea, Margarita väiksest Viljandist, et kes ma olen, ma peaks minema kuskile lava peale kellelegi midagi rääkima, et ei suudeta väärtustada seda iseennast, et tegelikult ka meil on midagi edasi anda, et see ei pea olema selleks tuntud ja kuulus inimene selleks, et sul on seda palju infot, et ka tegelikult nendel väikestel tegijatel, ka väikestel ettevõtjatel võib olla palju rohkem vahest isegi edasi anda kui sellel suurettevõtjal, kes on juba endast väga palju ära andnud. Absoluutselt, see ei pea olema ju, kas sa pead olema Picasso selleks, et maalida või Picasso selleks, et oma maalinäitus korraldada või jagada oma mõtteid või luuletusi, kas sa pead olema mõni kuulus kirjanik, kas sa pead olema tõesti, et ühesõnaga mind hästi kõnetab see mõte, ma tahan seda hästi palju edasi anda. Sa ei pea olema keegi selleks, et olla keegi. Ehk siis väga selline trikiga mõte, aga nagu sul ei pea olema mingit, ma ei tea, mida iganes, ümber, küljes, sisse graveeritud ja nii edasi selleks, et sa nagu välja astuksid või jagaksid oma kogemusi. Sul on mega palju kogemusi, ägedaid lugusid ja tegelikult see on elu muutev, sest kevadine julgelt tehe programm, mis ma tegin ja kus meil oli 7 naist selle lõpetas, siis nad kõik astusid oma lugudega lavale. Nad esimesel päeval kindlasti ei näinud seda varianti, et nad seda suudaksid teha või oskaksid teha või üldse kuidas käib ja see ei ole, ühesõnaga see ei olnud üldse nagu see võimalus. Aga see ajapikku, see paari kuu jooksul niimoodi need lihtsalt kasvasid ja neil oli see turvaline keskkond, kus harjutada, see turvaline tagasiside, juhendus, see kerge tuul, mis seda sinna purjedesse puhus minu poolt siis, ja tegelikult nende elud ikkagi on muutunud, nad teevad asju teistmoodi. Et kui ma mõned näited toon, siis üks naine jagas sellel koolitusel lugu, et kuidas talle ükskord pandi mikrofon tänaval nina alla ja kaamera ka, et meil on paar küsimust ja ta lihtsalt kõndis tuimalt sealt mööda. Täiesti nagu mingi põgenemisefekt vist. Ja siis tükk aega hiljem ei ole seisma, mõtles, issand, mis see praegu oli.
ehk siis ta nagu noh, täielik põgenemine oli peal, onju, et ta ei saanud sellest üldse aru. Ja nüüd kujutad ette, elu andis talle täiesti uue võimaluse alles siin paar nädalat tagasi. Tekkis samasugune olukord ja ta andis nagu suurima rõõmuga selle intervjuu ja vastas nendele küsimustele, et miks me peaksime seda kartma. Keegi küsib meie arvamust, minu arvamust. Keegi teine ei saa seda anda ja nad tahavad just praegu minu arvamust saada, onju. Või siis üks naine tegelikult on oma tervisega natuke keerulises kohas praegu ja ta võttis vastu otsuse, et ikkagi jagab julgelt seda teekonda Instagramis ja just sellepärast, et nagu, et tal on lihtsalt nii palju elus toimub ja teistpidi ka sellest saavad väga paljud inimesed ikkagi toetust, inspiratsiooni, saavad aru tegelikult, mis elus toimub praegu, et need on elulised päris lood ja päris kogemused ja ma arvan, et neid ei peaks endale hoidma, sellepärast et muidu tekib tunne, et ainult mul on niimoodi ja kõigil teistel on nagu hoopis teistmoodi ja imehästi ja mitte kellelgi teisel ei ole nii, eks, et see üksteise toetamine, inspireerimine on seal hästi oluline. Üks naine muuseas, kes selle grupis oli, siis võttis töö juures vastu näiteks ühe sündmuse modereerimise rolli, mis oli tema jaoks ka täielik vau. Mitte kunagi ei olnud selle peale mõelnud, et ja siin üks on beebiootel selles mõttes, et sai oma suhtes jällegi kuidagi asjad paremaks, omavahel suhtlema, kuidagi see nii palju tõstis teda ja nüüd on selline väga-väga heas kohas, et see ei ole ainult see, et sa siis oled kuskil Saku Suurhalli laval, vaid tegelikult hästi palju muutub kõikides valdkondades ja kihtides, kui hakata julgelt sellele otsa vaatama, et aga miks ma siis hoian ennast tagasi või mida ma kardan või kuidas ma saaksin seda siis parandada, sellepärast et see tõesti muutub ja elu tõesti muutub. Samamoodi on ka minul muutunud, et kui siin üks naine ütles, et tema sai oma häälega kontakti ja kuidagi hakkas seda armastama, et enne talle see üldse ei meeldinud, et tänu sellele kursusele siis ja mikrofoniga ka rääkimisse ja sinna, mida ta esimest korda tegi, siis minu kogemus on täpselt samamoodi, minu elu on väga palju muutunud tänu sellele. Ma ei oleks siin praegu Zoomis, ma ei tunneks ennast nii vabalt, ma ei ütleks, et ma tulen eksprompt jagama, et ma tegelikult tahan ka päriselt, et inimesed julgeksid ennast nagu ehedalt ja päriselt jagada ja meil oleks parem suhelda üksteisega kõigepealt, et ma saaks aru, mida sa mõtled, mida sa soovid, mina julgeksin sulle väljendada, seda ma ei mõtle, mida ma soovin ja kuni selleni välja, et ma olen väga hea ka teistes olukordades, ka mõnel laval või mõnel Zoom kohtumisel. Ma teen koolitusi, ma esinen, ma olen jaganud oma lugusid nii oma armastuse teekonnast noorest peale, sellepärast et see on olnud tohutult tervendav nagu kuidagi see kokku pakkida ja see kogemusena edasi anda ja ise taibata midagi väga olulist selle juures. Ettevõtlusteekonda, kogu seda mentordamise teekonda, kõik, eks, et ja järjest rohkem ja rohkem tekib neid võimalusi ja neid inimesi tuleb mu ellu, keda see puudutab, et see kuidagi avab täiesti uued uksed, ehk siis ma julgen tõesti väita, et see muudab tegelikult elu ja positiivses suunas. Sest et siin ei ole nagu tagasiminekut, et see ei kuku sealt tagasi, et teed nagu läbi midagi või osaled mingil põhjalikul koolitusel, saad selle kehalise kogemuse, vaimse, hingelise, kõik selle kogemuse, sa ei saa tagasi kukkuda sealt. Mitte keegi pole sealt tagasi kukkunud. Ja väga hea tähelepanek ja see, mida rohkem sa ju tegelikult harjutad ka seda suulist eneseväljendust, seda paremaks sa sellest lähed ka, et kui sulle tundubki, et sa oskad ainult sõnades, ainult kirja pandult ennast väljendada, siis tegelikult mida rohkem sa teed seda suuliselt, seda rohkem sa õpid seda tegema. Ja ma leian, et see on tegelikult hästi vajalik ka ju täna, sest et meil on nii palju seda suhtlust on just internetis, kus me kirjutame kõik chatis ajame oma vestlused ära meili teel ja me tegelikult näost näkku võib-olla räägime väga vähe, et seda enam on vaja seda, et me õpime ja julgeme taaselustada seda enda suulist väljendust ka. Absoluutselt. See on hästi tähtis roll tegelikult. Jah, et läbi suu räägib ka süda ja kõik nagu ei ole varianti, et ja just ja ükskõik kui palju smiley nägusid sa sinna sõnumi järgi ei pane, see ei väljenda kunagi seda emotsiooni, mis päriselt inimesest tulla võib. Jah, olen täiesti nõus sellega. Ja, aga vahest öeldakse, et see laval olev inimene ja see, kes ta on nagu päriselus, et need oleks nagu kaks täiesti erinevat inimest ehk et inimene, kui ta läheb lavale, ta totaalselt muutub. Millest see võib tulla?
See on väga hea küsimus, et ma ise ka kunagi arvasin, et no seesama, et ma pean olema keegi selleks, et siis minna lavale, et olla keegi, eks, et ma veel kasvan sinna ja ma veel kellekski saan ja küll ma siis alles, eks, teen, et tegelikult kui ma hammustasin selle läbi või kogesin seda ja korduvalt olen kogenud, kui ma lähen lavale iseendana, kõige turvalisem viis üldse. Inimesed lähevad sinna mingis maskis, mingis rollis ja see lava on natukene selline mänguline, teatraalne niikuinii, sinna natuke tuleb seda juurde, seepärast et see ongi see koht, kus seda tähelepanu hoida, energiat anda, publikust tuleb seda, sellega sa hakkad mängima. Aga minna sinna ja hakata kellekski teiseks on väga õhuke jää. Et see võib hakata mingi hetk lihtsalt alt vedama. See ongi see, et sa ehitad oma identiteedi millelegi teisele üles, välja arvatud iseenda sügavale olemusele, onju. Ja siis, kui keegi sulle, kui sellele eksperdile või sellele tüübile, kes seal siis laval on ja kedagi teist mängib, sulle seda tagasisidet ei anna, eks, mida sa sooviksid või kuidagi midagi läheb sul nihu, siis sa hakkad ennast kui siis seda eksperti mõnes mõttes võib-olla saboteerima, et oi, ma ei olegi nii hea ja ma oleks pidanud olema teistsugune, sellepärast et ma ju olen see. Et kui ma lähen sellele inimlikule tasandile tagasi ja kogen seda, et ma olen inimene, see on loomulik, mingid eksimused tulevad, järgmine kord teen midagi paremini, analüüsin, vaatan, kogen, näitan iseennast, räägin oma isiklikke lugusid juurde igale poole, et see lugude rääkimine on ka täiesti eraldi teema, et sellest täna pikemalt ei jõua peatuda, et kuidas seda teha ja miks seda sinna juurde panna. See on mega oluline, see on paeluv, see väga huvitab see, mida mina olen kogenud versus see, mida ma töö juures olen teinud. Ehk siis nii-öelda, mida ma siis inimesena seal juures olen kogenud. Mäletan, meil oli seal koolitusgrupis, kus ma siis 5 päeva kõnelemise akadeemias käisin kunagi, et üks finantsdirektor, nagu tõsiselt hea Saksamaalt pärit härra, ülimalt sümpaatne, aga teda oli igav kuulata. Seepärast, et ta jäi ainult selle, mine nüüd lavale, sinu kordeks, meile harjutasime siin edasi ja kuulad ja nagu ei saa ühendust lihtsalt, sest ta räägib seda kuiva mingit asja, kus ei ole teda ennast nagu ikkagi sügaval tasandil sees. Räägib loo ära, nope, räägib järgmise loo, nope, läheb jälle, nope ja siis oli, sest ta jõudis selleni, et hakkas jagama mingit isiklikku asja, et ta tõi selle kuidagi väga osavalt sisse, tema tütre haigusega midagi seotud, mis teda on siis puudutanud, mida me tahame tegelikult kogeda, mingi emotsioon, mis on seda inimest puudutanud, me tahame seda emotsiooni kogeda, sest see puudutab ka meid. Ja siis jääb sulle see kõik muu ka meelde, mis seal ümberringi on, eks, et mis need finantsvärgid tegelikult on, et sa ei pea et see on väga kunstlik minna ja lampi lihtsalt mingi lugu finantsnumbrite vahele rääkida, see on ka selles oskus, kuidas seda siis põimida või kui palju seda sinna sisse panna, aga seal peab olema mingi sinu tunne taga. See ei tähenda, et sa lähed seda mingit täiesti isiklikku lugu rääkima, vaid võib-olla, mida sa kogesid seal seda mingit analüüsi tehes, on ju. Mul oli tegelikult juba juhe nii koos ja mõtlesin, ma ei saa elu sees seda valmis. See on inimlik emotsioon näiteks, on ju. Ehk siis seda on huvitav kuulata ja vaadata, sul ka päris äge, et pole sa oled lahe tüüp, ma tahan sind veel kuulata ja võib-olla tahan su käest osta midagi, on ju. Et me igal juhul suhtleme inimene inimesega, mitte ekspert eksperdiga, ettevõttega ja ma ei tea, riik riigiga, eks, et inimesed lähevad maskiga, sellepärast, et neil ei ole oskust, kogemust, julgust ja ega meile tegelikult ei õpetata ju väiksest peale seda, kuidas siis olla ehe ja endaga kontaktis, ikka oled mingid normid, reeglid, nii on tehtud, nii teeme edasi. Polegi mingid connection'id sellega, kui sa tahad teistmoodi teha, sa oled imelik. Ühesõnaga see eheduse teema on hästi südamelähedane teema mulle ja see on see, mida ma ka edasi tegelikult oma koolitustel annan, et ma ei tegele nii palju selliste tehniliste ja mentoruses samamoodi, et ära nüüd tee seda seal ja nii ära tee ja nüüd siit kõnni sinna ja tee seda, vaid et kuidas sa saad ühendust, kuidas sa saad selle eheduse sinna, sinu olemuse, sinu loomuse ja siis põimid selle oma tarkuste ja teadmistega ja et sa kehaliselt ja füüsiliselt ja vaimselt ennast päriselt hästi tunned ja oled vastu võtnud ja tahad siis nii-öelda kasutada seda oma keha ja vaimu ja hinge teiste inspireerimiseks samamoodi. Nii et igal juhul selleks, et ennast loomulikult ja ehedalt väljendada, on hästi oluline, et tuua see isiklik faktor sinna juurde.
et tuua näiteid oma elust või üleüldse näiteid. Ma olen ise ka tähele pannud, et noh, minu valdkond ka ju raamatupidamine ja finantsteemad, see on selline nagu kohati range, võib-olla ka paljude jaoks keeruline teema. Ja kui ma tuleks ainult numbritest rääkima või nendest erinevatest maksuerisustest, siis seda infot on nii palju, et keegi ei suuda seda jälgida. aga kui sa tood sinna nii-öelda näiteid juurde, siis see kohe nagu muudab või tekitab sellist huvi ja elevust. Ja ma olen teiega nõus ja see on harjutamise asi, see on nagu oskus, see on hästi loomulik olek tegelikult ja kui me oskame seda kokku panna, et noh, et see ei ole raamatupidaja ja eks naine, vaid see on kõik osa sinust ju, kõik on see kombinn on osa sinust ja see on okei seda kõike näidata, mis piirini, eks erinevates kohtades on see nii-öelda sügavusaste erinev, aga miski muu ei puuduta kui päris inimene, päris inimest. just, igati nõus. aga sa oled öeldud, et eneseväljendamine on võtmeoskus. mis see tähendab? See tähendabki seda, et mul on võimalus siin sinuga vabalt rääkida, oma teadmisi jagada, sellega võib-olla kedagi inspireerida, võib-olla kellelegi silma jääda, saada pakkumisi, saada kliente, saada ägedaid uusi sõpru, kogeda ise midagi, luua nii-öelda connection eid, kõik, eks, et see, nii nagu sa alustasid ka meie tegelikult kohtumist täna, et noh, lähedki töövestlusele või kuhu iganes, et noh, kui sa ei suuda suud lahti teha, siis keegi ei saa tegelikult nagu, keegi ei saa aru sinust, keegi ei tea, mida sa tahad, sa ei saa elada seda elu, mida sa tahad elada, sa ei saa küsida, et ma tahan 2 juustusaia hommikuks, kui sa ei, noh, sa ei saa neid, kui sa ei ütle, eks. Ja kui sulle tuuakse siis 2 tomatisaia selle juustusaia asemel, siis sa oled nagu väga pettunud ja mõtled, issand, ma olen nagu nii läbi kukkunud jälle, ma ei saanud seda, mida ma tahtsin, aga kas sa oled tegelikult küsinud, kas sa oled üldse aru saanud, et sa tahad 2 juustusaia? Ja kui sa siis oled nagu kogenud seda mingit maailma paremat juustusaia või ise loonud mingisuguse ägeda kogemuse nende juustusaiadega, kas sa tahad seda ka jagada, tead, mis lugu oli. ma leiutasin sellise ägeda asja või ma kogesin midagi sellist ägedat ja mind see tohutult kuidagi nagu toitis, tõstis, ma tundsin seda sellega seoses selliseid tundeid ja võib-olla siis keegi hakkub ka, et kuule, väga äge mõte, ma proovin ka. ehk siis, et kui sa ei küsi seda, mida sa tahad, kui sa ei jaga neid kogemusi, mis sul on, seda nagu, noh, nagu ma ütlesin, see on selline enesearengu teekond täielik. seda nagu rohkem sa hakkad ka ennast hindama, armastama, väärtustama, tõstma ja nii edasi, et nagu sa ütlesid, et vahel kuulad järgi enda mõnda videot või ülesastumist ja vaatad, et oi, päris nagu huvitav, ma ei mäletagi, et ma midagi sellist ütlesin, nagu see on tohutu materjal, see on peegeldus, meil ei ole tihtipeale seda. ma võin küll peegli ette minna, ma võin seal rääkida, aga ma ei saa seda panna nagu play'le, eks, et oota, ma nüüd korraks vaatan, kuidas see oli. ehk siis see on tohutu tagasiside, peegeldus meile, mida me saame tegelikult sellest, et me ennast väljendame, kas siis teiste inimeste poolt, elu poolt või siis samal ajal iseenda poolt, eks need on need kolm nüanssi, millega saab siin mängida. et ülimalt võtmetähtsusega, ma olen seda ka enda elus kogenud ja mida rohkem ma ennast väljendan, seda rohkem ma saan endaga kontakti, seda rohkem ma saan teistega kontakti, seda rohkem saan ma maailmaga kontakti, et ja elu liigub selles suunas, kuhu ma soovin, et see liiguks ja toob mulle neid võimalusi, mida ma soovin, et minu ellu tuleksid. ja just, ma olen täiesti nõus ja ma võin ise ka öelda, et kasvõi see, et ma alustasin kunagi seda argipäeva pooltundi laivide sarja, see tundus ka võib-olla minu jaoks ebamugav, et midagi teistsugust, ma pean ka võib-olla kuidagi käigu pealt mingeid asju välja mõtlema või ise suutma olukorrast, noh, näiteks ongi siin ette tulnud, et kellelgi läheb internet ära laivi ajal, jääb küsimus vastamata ja mis sa siis ise sellises olukorras teed, et see on tegelikult väga palju õpetanud ja samas see on väga-väga palju ägedaid kogemusi juurde toonud, mida ma ei oleks saanud, kui ma ei teeks täna seda, mis ma teen. et see kõik see eneseväljendus on lihtsalt elus andnud hoopis teistsuguseid võimalusi, nii et kui see tundub kellelegi hirmus, siis see võib olla küll hirmus olla, aga tegelikult see läheb ükskord mugavamaks ja tegelikult võib väga ägedaid võimalusi tuua.
Ja, ma olen täiesti nõus ja pluss veel see, et kui loomulik on see, kui sa ütled, et näed, internet läks ära, et vaatame siis, mis selle ülekandega edasi teeme, eks. Versus see, et sa siis püüad seda kuidagi peita ja hästi kuidagi nagu ei, minul on kõik väga korras ja kõik on hästi. Ühesõnaga, et selline loomulik, mänguline, sa julged katsetada, sa julged lahti lasta, sa julged vastu võtta, et kõik see paindlikkus lihtsalt, see muudab nagu elu ja olemise nii palju meeldivamaks ja toob tõesti palju rohkem võimalusi ja ägedaid inimesi ellu, et aga see kontakt iseendaga on kõige tähtsam siin igal juhul. Muud moodi seda ei saa. Et sa ei saa tulla ja mingit tehnikat selgeks õppida ja nagu robotina siis toimida. Vähemalt minu juures mitte. Et me ikkagi lähme väga sinu juurde ja sinuga lavale, et mitte muud moodi. Ja sul on ju peagi tegelikult algamas ka 2-kuuline programm, eneseväljenduse meistriklass. Miks sa seda teed? Ma teen seda sellepärast, ma korra juba ka mainisin, et ma tõesti tahan seda ehedat ja julget kogukonda kasvatada. Esiteks, et meil kõigil oleks lihtsam, ägedam, paeluvam suhelda, elada, kogeda. Teiseks, et inimesed ikkagi saaksid neid kogemusi, et see kevadine programm ka näitas seda, et ega meil ei ole liiga palju võimalusi siis turvalises keskkonnas harjutada, lavale minna, mikrisse rääkida. Nii kui see mikker kuskil suvalises olukorras nina ette tuleb, inimesed kukuvad lihtsalt surnult maha, või poevad pingi alla, et tegelikult, et lihtsalt nagu, et sul on see keskkond ja see kogemus, mis sealt saab, seda ei asenda nagu mitte miski, et jah, on nii-öelda Zoomi keskkonnas harjutamist, tegemist, videod, laivid, kõik muu, aga see, et sa füüsiliselt kohtud, see, et sa füüsiliselt jagad ennast, sa tuled üleni pilti, eks, kujutad ette, terve keha on kaadris kõik näevad sind iga nurga pealt ja sul on seal turvaline. Vaat seda kehalist kogemust ei saa sult keegi ära võtta, et see on lihtsalt nii võimas ja nii kandev ja need naised, kes siis ka laval olid kevadel, sa täiega kogesid, siiamaani kogevad, mõni siin räägib, et vahel vaatan, et huvitav, päris äge lava, et kuidas seal oleks olla nagu ja seda enda lugu edasi anda, ma tegelikult nii tahaks, või et otsivad neid võimalusi, kus seda teha ja mulle tundus lihtsalt, et me ei saa jätta seda selle 7 naise privileegiks, et sellepärast tuleb nüüd oktoobris uuesti see programm, tuleb 2-kuuline, natuke intensiivsem, lühem, kompaktsem. Me kohtume ikka 3 korda päriselt saalis. Viimane neist on siis selline julgelt tehe kõnelava, kus sa siis tuledki oma isikliku looga lavale ja sa võid olla täiesti kindel, et sa oled selleks hetkeks selleks valmis. Ja see muudab nii palju su elus, su igapäevaelus, su enesetunnetuses, su eneseväärtustamises, armastamises ja rääkimata siis kõigidest võimalustest, mis tulevad, ja iganädalaselt Zoomis ja kõik need piirangud maha ja tugev vundament alla ja otsime seda sinu lugu, neid südamehääle teemasid ja enesekindluse praktikaid ja esinemisnärvid saame sõpradeks omavahel ja kindlasti kõik see kaamera, mikrofoni, enesekindlus, kuidas ette valmistada, sest see on hästi oluline osa sellest, et see ikkagi, sul on see väike, see safety belt, nagu öeldakse selle takistusrajal seikluspargis on olemas, kui sa lähed küll täiega, aga sul on see olemas, sa tead, kust alustada, kuidas lõpetada, kuidas seda üles ehitada ja ülimalt tore sõit saab see olema, sellepärast et mina ka iga kord arenen ja kasvan koos sellega, et ma ei olnud siin niimoodi veel, ma arvan, 3-4 aastat tagasi. Nii vabalt, nii julgelt, nii inspireerivalt, nii kutsuvalt ja täielikult usaldades ja teades, et see, mida ma teen, on ülimalt väärtuslik ja vajalik. Ja ma tõesti saan inimesi edasi aidata seal, kus nad on võib-olla natukene kinni jäänud ise. Ja ma saan aru, et kõik on sinna ju oodatud, et ei ole seda, et sa pead olema koolitaja või ettevõtja selleks, et tulla ennast väljendada. Absoluutselt mitte, sul lihtsalt peab olema mingi tungiv soov, vajadus, sa tead, et sa tahad sellest kohast edasi liikuda, sa tead, et sa tahad kogeda, sa tead, et sa tahad võib-olla esimest kord mikrofoni käes hoida või võib-olla tahad paremaks esinejaks saada, kui sa juba oled käinud võib-olla laval. Aga ma tahan nimetada ikkagi seda eneseväljenduseks, sellepärast et seda on kõige eelkõige. Et see esinemine on vahel, on küljes seal natukene selline, no mis sa esined ja vaja sul sinna esinema minna ja näitama minna, et aga see eneseväljendus esinemisega kombinnis on hästi selline
tugev sõnum, ma arvan, et sa lähed ennast väljendama, sa ei lähe kellelegi nagu lihtsalt esinema ja näitama. ja nagu kliendi vaatest ikkagi küsides, siis mis mina selle kursuse käigus saan, et mis ma saan, kui ma osalen selles programmis? Mis see programm sisaldab, sa mõtled? Või et ja no, et mis minust pärast saab? inimese jaoks on alati oluline just, et mis ma siis sellest saan, et kas ma olen siis pärast julgem, enesekindlam ja kõik see. ja kindlasti oled ja nii nagu ma neid kogemusi siin ette tõin, et mis need elumuutvad kogemused on olnud, siis no ma ei tea, kas sa kujutad praegu ette, et sa lähed mentordama mingit sündmust, võib-olla kujutad, aga võib-olla sa pole elu sees seda ette kujutanud, onju. Või et kas sa üldse sotsiaalmeedias julged avalikult jagada, kui sa näiteks oled midagi olulist kogenud ja sul on mingeid inspireerivaid lugusid, et samamoodi, kas sa annad tänaval intervjuu, kui on vaja, või kas sa võtad mõne pakkumise vastu või kas sa suudad ennast müüa, kas sa suudad kliendile rääkida, kui äge teenus või toode sul on või võtta vastu pakkumine tulla kasvõi siia ettevõttelt ettevõtjale Facebooki grupi laivi ja jagada seda, mis sul on ja teha seda kuidagi enesekindlalt ja rõõmuga ja nautides. Peamine on see, et sa hakkad nautima seda, mida sa teed ja sellega ligi kutsuma ja tõmbama kõike seda, mida sa soovid tegelikult, neid teisi inimesi, neid kliente, neid põnevaid kogemusi. Ehk siis jah, sa muutud kindlasti ehedamaks, sa muutud kindlasti julgemaks, sa saad ühendust iseendaga, sa õpid mingid olulised tehnikad, tead, kuidas esinemisnärvi maandada, mida sellega siis nii-öelda pihta hakata või kuidas ta siis endaga sinna lavale kaasa võtta, kuidas te kahekesi sinna ära mahute ikkagi, et kui on vaja eetrisse minna, et see esinemisnärv üle ei võtaks ja kindlasti kõik see mikrofoni, kaamera, enesekindlus, see, et su hääl hakkab kõlama või et sa tõesti hakkad seda armastama ja nautima, seda pilti, seda, et sa õpid lugusid rääkima ja neid sinna esinemistesse ja kuhu iganes, isegi ma ei tea, sa muutud tutvusringkonnas või palju nagu mõnusamaks kaaslaseks, sellepärast et sa jagad võib-olla ausamalt ja vaatad iseendale ausamalt otsa, ja see, et sa saad praktiseerida turvalises ruumis, keskkonnas, grupis, see, et sa saad võib-olla sõbrad eluks ajaks, sest sellest eelmisest grupist on päris mitu naist siiamaani väga sellises sügavas suhtluses, sest nad on näinud üksteist väga sellises ehedas, ilusas olekus koos, midagi ületanud, mingisugusest hirmust üle saanud, häbist lahti saanud ja jaganud seda ühist lava, seda ühist teekonda, et see on see boonus kõik, mis sealt välja tuleb ja see, kuhu see võib viia, seda ei julge mina sulle ka lubada ega garanteerida. Sest see, mis on juhtunud nende naistega, samamoodi üks naisterahvas asutas oma ettevõtte, ta lihtsalt käis palgatööl, tegi päevast päeva mingisuguseid asju ja nüüd ta teeb mingit täiesti südameteed, ta loob mingeid visuaale, mingit kunsti, mingeid asju, täiesti teine külg temast. Ja ta ütleb, et see on ikkagi suuresti tänu sellele, et ta kuidagi koges seda teekonda just sellel hetkel ja tal oli seda vaja. Et see, mis sealt täpselt välja tuleb, ma ei julge sulle ka kunagi lubada. Aga ma tean, et sealt tuleb midagi väga ilusat. Üks naine, kes mul mentorluses käis, tuli ka, ütles, et ta tahab paremini ennast tööl väljendada ja kuidagi enesekindlamalt ja kehtestada ja koosolekul ja nii edasi. Et ta läks sealt pärast 4 kohtumist ära sooviga ja julgusega avada enda kunstinäitus, milleni ta mitte kunagi nagu ei olnud enne jõudnud, sellepärast et ta arvas, et ta peab olema mingi väga eriline kunstnik selleks, et teha kunstinäitust. Ja ka see on ju eneseväljenduse viis. Me ei osanud kumbki seda ette ennustada. Ma ei saanud öelda, et kui sa tuled mentorlusse, siis sa lahkud selle asjaga sealt. Et alati on seal mingisugune äge killuke, mis hakkab nii tugevalt veerema ja viib nii ägedasse kohtadesse, et see on alati nii tore üllatus seal. Et ma luban, et seal on ka Kinder Surprise, mille sisu sa ei tea. Väga tore, nii et tegelikult võibki öelda, et see loob sulle võimalused ja veel kord võimalusi. Jõhkralt. See annab nii palju. Jaa. Aga aitäh sulle, Kristina, et sa tulid täna rääkima ja nagu ma ütlesin ka, siis eneseväljendus ja see eneseväljenduse oskus on ülioluline, eriti kui sa oled ettevõtja ja kui sul ongi vaja oma toodet teenust müüa. Nii et hästi oluline on seda teha ka hästi. Nii et ma tõesti soovitan, kes tunneb, et teda kõnetas praegu Kristina tulevane kursus, siis kindlasti soovitan seal osaleda.
sest nagu näete ise ka, siis Kristina on tõesti sihuke mõnus, soe inimene ja sinuga on tõesti väga mõnus vestelda ja kui sa õpetad teisi inimesi samamoodi seda tegema, siis ma ei näe põhjust, miks ei võiks saada head eneseväljendusoskust. aitäh sulle ja mis iganes küsimusi, mõtteid või ettepanekuid on ja lisainfo soov on, siis võta julgelt ühendust minuga, kirjuta mulle, teeme ühe lühikese 10-15 minutit kõne, räägime, kas ja kus ja kuidas ma saan sind aidata ja, ja nii jõuad jälle lähemale sellele, et mis on see, mida sa hetkel soovid valida või ei soovi valida, et sinu valik on alati õige. just, väga hästi. Aitäh sulle ja aitäh aitäh ka sulle, kõikidele kuulajatele ja ilusat reedet ilusat reedet, kõike head. ja tšau.